Kujutage ette, et elate üle 6 aastakümne eraldatuses, sügaval Rootsi läbipääsmatutes metsades, olles välismaailmaga minimaalses kontaktis. Selline oli härra Liu erakordne elu. Meie teekond viib meid üksildasesse metsaonnisse, mis on peidetud metsade vaikusesse. Selle sisemus on endiselt tunda endise elaniku kohalolu. Selle üksildase onni juurde jõudmiseks kulus meil mitu tundi matkamist. Härra Liu, üksindust armastav mees, ilmus harva linna. Tema naabrid ja linnaelalikud, kes muretsesid tema heaolu pärast, käisid iga paari kuu tagant tal silma peal hoidmas. Ja mõned isegi julgesid tema juurde minna, et veenduda, kas ta on ikka veel elus. Pärast tema surma 2004. aastal on kõik järk-järgult lagunema hakanud. Ometi on see jäänud ajas seisma, puutumatuna juba 2 aastakümmet. Tema auto tagahoovis ja elutuba peegeldavad endiselt seda, kuidas ta need oma viimasel päeval maal jättis. Liitu meiega, kui asume teekonnale, et lahendada saladusi, mis peituvad Rootsi tihedates metsades. Tere tulemast tagasi kõigile järjekordsele Bros of Decay episoodile. Mina olen Leslie, nagu tavaliselt kaamera taga, härra Daniel, tere kõigile. Tere tulemast, mu sõber, ja me filmime veel üht uskumatut episoodi selles riigis. Rootsis. Nagu näete, seisame siin keset metsa, sest liigume mahajäetud maja või onni poole. Või kuidas iganes seda nimetada, härra Liu onni juurde. Mees, kes väidetavalt elas 60 aastat ühiskonnast eraldatuna. See saab olema väga huvitav episood. Jah, ta ei rääkinud kunagi kellegagi, ta ei tulnud kunagi oma majast välja ega tulnud kunagi linna. Okei, me oleme peaaegu kohal, ma arvan. Mul on koordinaadid ja ma arvan, et see on natuke rohkem sinna poole. Ja siis peaksime tema territooriumile sisenema. Jah, läbi selle metsa minemine on olnud paras väljakutse. Täpselt, ma arvan, et me oleme juba 2 kilomeetrit kõndinud, eks? Jah. Jumal. See koht on juba mõnda aega hüljatud olnud, aga ma ei ole kindel, kui kaua see praeguseks hüljatud on. See on midagi, mida ma tõesti tahan teada saada. Kui me oleme maja juures ja kui me oleme selle sees. Ma arvan, et me oleme lähedal. Ma näen. Mingeid ehitisi. Seal kauses. Loodame, et see on see. Kui me suudame siit alla minna, siis saame sinna kohta jõuda. See tundub tehtav. Ole ettevaatlik, sa ei tea kunagi, kus Rootsis järv võib olla. Jah. Ja need metsad on ka natuke soised. Nendes on palju sootaimi. Nii et siin võib olla väga märg, eriti selle aasta ajal. Nagu näha hakkab juba hämarduma, aga on alles kell 3 pärastlõunal. Jah. Mina ja Danny otsustasime tulla Rootsi avastama peaaegu sügise ja talve piiril. Jah, see on see aasta, kui valgust on vähe. Kas sa oled seda näinud? Päästab. Nagu oleks torm siit läbi käinud. Jah. Sest need ei ole maha lõigatud puud. Need on mädanenud puud, mis on ise ümber kukkunud. Need on kõik ümber kukkunud. Jah. Näeb päris lahe välja. Vaata seda. Kogu juur on väljas. See oli torm. Ma ei teadnud, et Rootsis on nii tormine. Vau. Ma arvan, et näen seal puude vahel maja. Nii et need olid ilmselt puud, mille ta ise istutas. Need tunduvad ise istutatud. Sest ka kui sa vaatad maapinda, siis seal ei ole eriti palju taimestikku. Ja see tähendab enamasti ise istutatud metsa. Jah, aga ka sellepärast, et seal on nii palju lehti, mille tõttu umbrohi ei saa kasvada. Umbrohi. Olgu, siin. Issand. See pole kaameraga lihtne. Kas sinul on kõik korras? Jah. Okei, me oleme peaaegu kohal. Siit jookseb läbi väike oja.
väga maaliline, väga ilus. Kui me esimest korda Rootsi tulime, olid kõik lehed veel värvilised, aga nüüd novembris hakkab juba pimedaks minema. Ja kõik on juba maha langenud. Nad valmistuvad talveks. jah, me oleme kohal. Danny, issand, ma näen tema autot seal. jah, ja ma näen siin palju prügi. jah, ta oli kindlasti korras. Talle meeldis eraldatult elada, aga minu arvates ei hoolinud ta loodusest eriti. Vaata kõiki neid plastpudeleid ja kõike muud, mis siin laiali vedeleb. ma arvan, et me oleme prügihunniku otsas. See võis olla tema prügi kogumise koht. kogu Ja kogu. koht. ja ta lihtsalt pani kõik siia. Oh jumal. Vana lagunev auto on siia jäetud. Hopo. Kas see on? Volvo? Ma ei ole kindel. ei, tal on E. Volvol ei ole E-d. Ei. Ma ei ole kindel, mis automark see on, aga see oli kindlasti proua Žilu auto. B, midagi, mida mina ei tea. See näeb välja nagu Ameerika bränd, aga ma ei ole kindel, milline see on. See on muidugi, nagu sa näed, aastakümnete jooksul siin olnud. Täielikult lagunenud, täiesti koost lagunenud. Ja vaata seda. Sõna otseses mõttes on puu selle mootori ruumist välja kasvanud. Oh jumal, kui... Mitu aastat kulub puu kasvamiseks? Aastakümneid. Nii et See on siin olnud hüljatud aastakümneid. täiesti hullumeelne. Oh jumal küll. Olgu, lähme tema kinnistule ja näitame, kui palju asju siin on. Näete, siin on mitu autot. Isegi autod on täiesti maa sisse vajunud. Jumal, jah. Vau, täiesti. See on... Hullumeelne. Aga see osa on tema majast natuke eemal, nii et ta kasutas seda natuke prügimäena. Ma arvan, Jah, ilmselt. minu arvates on see üsna kurb. Okei, vau. See näeb kaugusest nii maagiline välja. Jah. Väike maja metsas. Siin elada pidi ikka väga mõnus olema. Võib-olla mitte nii, nagu tema seda tegi, sest ta elas sõna otseses mõttes eraldatult. Ilma laste, ilma naise, mitte millegita. Täiesti üksi siin kohas. Lasma. Arvan magamistuba. Ja see on tualeti ikoon. Selle ees kasvab juba kuusk. Vau, see on tegelikult päris lahe ikkagi. Vaata seda. Ole ettevaatlik, sest kõik on mäeda. Vaata seda. Põrandas on auk. Jah. Päris lahe. Isegi mõned plakatid ja ajakirjad on seinal. Tema tualettpaber on ikka veel seal. Kõik on endiselt korras. Vau, see näeb välja nagu tõeliselt hubane tuba. Jah, väga väike ja sääski täis. Oh, sääsed. Vaata, isegi hobuse raud on ukse kohal. Aga see on tagurpidi. Õnn kukub sealt välja. Oh, vaata seda, Tõni. Oh, issand. Kõik kukub sõna otseses mõttes alla. Proovin selle lahti teha. Aga see on nagu tema puude hoidla, ma mõtlen, sa võid sisse vaadata. Kõik tema puud on ikka veel siin sees. See on nagu palju puitu. Palju puitu. Ta tuli kindlasti talvest läbi sellega. Portugaalis kestakse umbes 2 aastat. Ja siin kestab see tõenäoliselt vaid 1 talve. See on tema postkast. Isegi kiri on veel sees. Siin on näha, et tema perekonna nimi on siia kirjutatud. Lou. Sellest ajajärgust. Vau. Siin pole midagi ümberringi. Ei ole naabreid ega midagi. Ta elas sõna otseses mõttes ühiskonnast eemal. Siin on veel üks garaažilaadne asi, mis lihtsalt avaneb. Kogu asi on viltu. Ja see kukub varsti koos tema aia tööriistade ja muu sellisega ümber. Ma lihtsalt lähen sisse, Väga kiiresti. et teile näidata. See on väga segamini. Palju. Tsemendi, suured. Aiakraami. Olgu, noh, see üritab seda magnetit paika panna. See on tegelikult üsna raske. Veel üks. Minu arvates näeb see välja nagu mätas maja. Vaatame, mida tuleb sinna aeglaselt sisse ehitada.
ja see võis olla tema vannituba, sest Rootsis ei olnud neil majakestel sees vannituba ega midagi sellist. jah, aga tal on kummalgi küljel 2 ust. Ma ei ole kindel, milleks seda kasutati. Üsna huvitav. Lähme nüüd maja juurde, näitame teile seda ilu seest ja väljast. Ma olen selle pärast väga elevil. Vaata, Daniel, ja sellel on isegi see värv, millest me oma eelmistes videotes rääkisime. See on tõepoolest Rootsi punane värv. Ja see ongi see värv, mis säilitab puitu aastate jooksul ning mida näed peaaegu kõigil Rootsi majadel. See on tõesti ilus maja siin keset metsa. Vau, kõik on täiesti taimestikuga üle kasvanud. Ja isegi tema kõnniraam, mida ta kasutas vanemas eas, seisab endiselt ukse ees. Oh, essand. Tõenäoliselt võttis ta oma kõnniraami, kõndis autoni, sõitis poodi ja tuli tagasi. See oligi ainus sõit, mida ta tegi. Nii et see väliala... Seal all on loud. Jah. Enne kui me maja sisemust vaatame, näitame teile ka välisilmet. Ta tegi selle laua õmblusmasina alusest. See siin oli nagu tema tagaaed ja siis maja otse meie ees. Olgu, Tõni, lähme sisse. Vaatame järele. Vaatame selle koha üle. Ma näen elevil. Olgu, tundub väga ohtlik sellesse kohta sisse minna. Oh, issand. Need olid kunagi trepid, mis viisid majja sisse. Tänni, kui sa sisse lähed, ole palun ettevaatlik. jah, ma arvan, et peame selle juures tõesti väga ettevaatlikud olema. Jah. Sest see ei tundu, jumal, ei. Oh my. Ole ettevaatlik. Sa tunned, kuidas põrand mu jalgade all paindub. Oh, wow. Kõik on sõna otseses mõttes. Sa näed katust. See ehitis. Natuke vajub. Lähme. Teeme seda ükshaaval, sest Tunned. kõik hakkab kohe kukkuma. Aga see on ülimalt huvitav. Sest kõik on ikka täpselt samas kohas. Kuna olen Žilu, pean ma ikka veel teada saama. Tema eesnime. Jättis selle aastaid tagasi maha. See muidugi enam ei töötanud, aga ma tahtsin seda proovida. Latkut was softigi. Mul pole aimugi. Aga tema jakid ja kõik muu, tema tööriided ja sahver seal taga, kõik on ikka veel alles. Kui sa lähed järgmisesse Tuba, siis ma. võin seda näidata. Issand, ma ei. Näe midagi. See sees. Ja sii. Põhimõtteliselt ükskõik mida, võta. Üks hetk. Jah, pole probleemi, ma lihtsalt. Näitan seda sahvrit. Tal on sõna otseses mõttes kõik olemas, isegi alkoholipudelid. Jaa, Konservid, kõik olemas. Ja katus on täiesti kõver ja laseb läbi. laguuneb täiesti ära. Hullumeelne. Jah, me jõuame teise eesruumi või tuppa, nii et meil on seal terrass, siin on eesruum. Siia on ka mõned asjad hoiule pandud. Mingil põhjusel on siin väga suur külmkapp. Miks ma alati mingi sügav külmiku leian? Miks ma pean selle alati lahti tegema? Jah, ma ei tea. Alati on midagi, mida ma teen. Ja siis need sisse ehitatud kapid. Panipaik. Trapid. Ohoo, kas see on ohutu? Ma ei usu, et see on ohutu. Leslie. Siin on ülemine korrus. Okei, me näitame ülemist korrust hiljem. Võib-olla teen seda üksi, sest ma arvan, et 2 inimesega oleks see väga ohtlik. Seal üleval. Issand, ämbliku võrgud on juba mu näo peal. Ja sääsed. Ning lõhn pole ka hea. Ei, issand. Mis? Ma nägin selle maja pilte. Siil pole tegelikult mingit maja. Seal pole maja. Seal pole seina. Selle koha seinas on sõna otseses mõttes auk. Näitame kõigepealt seda tuba. Vaata seda. Ma ei isegi sisse minna ei saa. See on kõik kõver. See oli kunagi elutuba, söögituba, söögituba, söögituba. Tuba, elutuba. Jah, kõik ühes. Kogu maja konstruktsioon kukkus seal kokku. See laseb täiesti läbi. Täna hommikul sadas vihma ja kõik on siin märg. Ma teen siin kiire ringi, vaatan, kas leian selle. Ma ei arva. Jah, ma näen lihtsalt mõnda. Tõesti huvitavat. Asja. Olgu. Teema nimi on Gunnar. 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 Tema nimi oli Gunnard,
siin on ka mõned käsitsi kirjutatud kirjad, mis on talle adresseeritud. Ja mul pole aimugi, mis aastast need on. Tenerife. See on Hispaania, eks? Tenerife. Või on see Portugal? ei, see ei ole Portugal. Ei, ma ei ole kindel, mis riik see on. Vau, need on aastast 97, need kirjad on 25 aastat vanad. Nii et see koht on kindlasti olnud maha jäetud vähemalt 25 aastat. Okei, ma ei kavatse siin liiga palju aega veeta, aga kõik on siiani alles. Siilaal on mingi raamatupidamislaua moodi asi, kõik pastakad ja muu kraam on ikka veel peal. Vau, ja vaata seda, Tänni. Mulle tõesti meeldib see. Tema jakid ripuvad ikka veel siin riidepuudel, samal ajal kui kogu maja on sealpool kokku varisenud. Jaa, okei. Meie selja taga siin on maja köögiala. Ja ma märkan jälle midagi, ilmselt sina märkad ka seda. Vaata seda. Väga-väga madal. Köögi tasapind ulatub siin peaaegu mu põlveni. jah. Ja me oleme seda kogu Rootsis märganud, et köögid nendes mahajäetud kohtades või üldiselt majades on väga-väga väikesed. Mul ei ole seletust, miks nad siin nii teevad. Inimesed ise ei ole üldse väikesed, absoluutselt mitte. aga tänapäeval? Jah, tänapäeval. võib-olla umbes 100 aastat. Aga kui ma võrdlen seda teiste Euroopa riikidega, näiteks Portugaliga, siis seal on mahajäetud majades köögid täiesti tavalised. nüüd, meie pikkus ei muutunud eriti. aga me näeme seda sõna otseses mõttes. kui me sind vaatame, siis sa peaaegu puudutad laega. Oma peaga. Nii et see on tõesti madal. jah, täpselt. Vaata seda imelist pliiti, mis meil siin taga on. Nagu näha. Jah. mulle meeldib, kuidas ta selle kaunistas. Ta kaunistas selle pliidi ise käsitsi. jah, ma arvan, et see on värv. Kõik need triibud, mis ta siia tegi, et anda sellele natuke iseloomu. Kõik tema potid ja pannid on ka endiselt siin peal korralikult virnastatud. Vau, mulle meeldib see, mis meil siin taga on. Väga-väga. raske, aga See on traditsiooniline triikraud, nagu näete. lihtsalt siin seismas. Jah, see on seal juba kaua seisnud. Ja siis pliit siin all. See on number 27. Huskevana. Saksa brändi armas pliit. Siin on see kandik, mis välja tuleb. Sa saad oma nõu välja tõmmata ja kui sa selle kinni paned, siis see sulgub automaatselt koos sellega. Seal all on natuke puid alla pandud. Ja ma arvan, et härra Gunnahil oli ka kass, sest me näeme seal lebamas mõnda shiibat. Ja siin oli meil kogu köögi tasapind, see on ikka veel siin peal maha jäetud. Vau. Mulle meeldivad need ka väga. Need vürtsid ja suhkur ja kõik, mida sinna sisse paneksid. Ja see on väga tüüpiline. Isegi kõikides Põhjamaades. Me nägime seda Taanis, me nägime seda Rootsis, me nägime seda Islandil. Isegi see, mida me Fääri saartel filmisime, oli... Et enamikul Põhjamaadel on see olemas, just nii. Konserveava. See on lahe. see on kinnitatud. Uks. Sa ei pea seda kunagi välja võtma. see on alati. Seal. Vau, imeline. Mida me pidime otsustama? Kas sa tead, milleks seda riiulit kasutati? Võib-olla kuivatusriiuliks, jah, kuivatamiseks. riiul, ilmselt. Mulle meeldib, et tema rätikud ripuvad siin ikka veel pärast nii palju aastaid. Vau, ma pean seda endale alati uuesti ette kujutama. Iga kord, kui ma filmin sellist kohta, on see sõna otseses mõttes siin rippunud kogu meie elu jooksul. Jah. Pole kunagi muutunud. Ja see paneb mind alati imestama. Jah. Täiesti hämmastav, jah. see on tõsi. sõna otseses mõttes kõik ongi. Kogu see toit ja kõik on ikka meil seal sees. see on hullumeelne. Issand. Tal olid väga ilusad taldrikud, pean ütlema. Vaata neid. Van Gustavsberg. Rootsis. Need on Rootsi portseläntaldrikud. Ilusad. Väga imeline.
nagu maja sisust näha, ei olnud ta tegelikult vaene mees. Tal oli paar autot, tal oli kõik olemas. Mõtlen, millega ta kogu oma elu tegeles. Meile meeldib ka see taldrik või see kandik. Garutsi brand. Olgu. Ja siit saame me edasi minna ühte kogu maja kõige silmapaistvamasse ruumi. see on ka üks kõige paremini säilinud ruume selles majas. Astuge sisse. oh jumal küll. Jeesus Kristus. siin on segadus, aga samal ajal on see nii. It's a time capsule. Yeah. So preserved. säilinud nii-öelda, on kõik endiselt siin, see on Hullumeelne. See on täielik ajakapsel tema elust. Jah, ma ehmusin ka korraks. Tundub, et voodi peal lamab elus kassipoeg. ma arvan, et see on kaisuloom. okei. Ma arvan ka, et see on kaisuloom. Jah. ma ei usu, et see kestaks nii kaua. Vaata kõiki neid raamatuid, mis meil siin peal on. Kõik need on ta elu jooksul läbi lugenud. Seegi õmblusmasin on seal all olemas. jaa. Tegelikult päris lahe. Vau. Mis see? Flutia? Mul pole aimugi. ma tean, et see on F-L-E-J-A. Flotša. Keit on isegi allpool ikka veel seal. jaa. Mis see on? on kate? Ei, siin on osa pingist. Jah. Vau. Nii et kõik on ikka veel siin peal. Siin on meil kellegi 1981 aasta pulmapilt. See ei kuulu kindlasti selle maja omanikule. Seal all on kirjas härra Kubak. jah. Võib-olla abiellus üks tema sõpradest ja siis pani ta selle siia üles. Vau. Kõik tema riided ja kõik muu on endiselt korralikult seal sees. Vau. Jah. See asi on täiesti hallitama läinud ja see kukub kohe ära. Ja siin ta alati magas. Nagu näha, on voodi ikka veel tehtud. See oli voodi, kus härra Blue. see on voodi, aga tegelikult on see diivan. jah, täpselt nii. nii et on hullumeelne, et ta siin magas. Ja eriti veel vanas eas. Me näeme tema käimisabi. väljas. Ta magas siin sellel diivanil. Okei, ma vaatan, kas see pole päris kassipoeg. Danny. ma ei usu, et see on... Ei, Phil on õiglane. Ei, see on peale tükiv. Okei. Õnneks ta kindlasti armastas kasse. Vaata, kasside armastaja. 2004. see ei ole võimalik. see maja on täielikult lagunenud. 2004. See on juba päris pikk aeg. tagasi. see on 16 aastat, ei, 18 aastat. 2004 on 18 aastat tagasi. aga siiski. See võib olla, aga ma ei ole kindel. Aga miks see kalender siin on? see on tõsi. ta armastas kasse, see on kindel. Ma armastan seda maja, mis meil siin on. See näeb välja täpselt nagu tema maja väljastpoolt. Vaata, väikese terrassiga maja ees. Nii et see võis olla tema maja maal. uks ei ole samas kohas. Okei, ei, see on. see on kujutis. Jah, ja ka mäed selle taga. Jah, see on sellele sarnane. jah, me oleme nüüd nägises kohas. Kõik need väikesed nipsasjad, portselanitükid on seal ikka veel alles. Vau! Kell jäi seisma kell 2:20. Ei hakka enam kunagi tiksuma. Kes see naine võis olla? mul pole aimugi. Võib-olla oli tal tema vastu kiindumus. tõenäoliselt. Ja see võis olla tema kujutis nooremas eas. Ma kujutan teda ette sellisena, elamas siin kohas, suitsetamas head piipu. Kindlasti kellegi kujutis, kes elaks sellises kohas. Vaata praegust temperatuuri, Danny. See on sõna otseses mõttes katki. see ei tööta enam. See on sõna otseses mõttes katki. Laud, mille taga ta varem sõi. Isegi nuga on siia veel jäänud. Rootsi kroon. Vau. 5 Rootsi krooni, see on 50 senti. Ja see on praegu veel kasutatav. see vist küll ei ole. Ei, sest 5 on väga väike. sina? sul oli see. See on aastate jooksul tõesti muutunud, jah. 5 on 5 eurosenti. See on väga-väga väike rahasumma. jah.
raadio on ikka veel siin. Isegi raadio laguneb seespoolt. See on täiesti hullumeelne. Ja see siin 7 küünlaga oli juudi küünlajalg, eks? Jah. Olgu! Võib-olla see oli juudi oma. Kas sa oled midagi näinud? Suhteliselt. Ma ei ole midagi näinud. See on üldiselt usuline, aga ma ei ole ka midagi juudiga seonduvat näinud, välja arvatud küünlajalg. kas sa oled sellele poolele tulnud? Siin on väga kitsas, nii et selles kohas on väga raske liikuda. vaata, seal üleval on veel üks kalender. 2004. Kassikalender aastast 2004. Võib-olla. Jah. 2004, ma ei tea. 2004 tundub mulle siiski üsna mõistlik. Jah. Mul on tunne, et see laguneb täiesti koost. Nii et ma ütleksin, et juba pikka aega. Klaasid ja tassid ja kõik muu on endiselt seal sees, see on täiesti uskumatu. Olgu, ma tulen siit poolt ümber. Jah. Siin keskel on suur söögilaud. Mida sa räägid? Siin toa keskel on söögilaud. Võib-olla arvad, et see on uhkem söögilaud. Või on? Si. Mida ta alati kasutas? Jah, tõenäoliselt see, mida ta kõige rohkem kasutas. Siin lebab temast peapilt. Mulle meeldib see. Wow. Midagi, mis on tehtud Rootsis. Ilus tass. Ja siis ka kamin selles toas. Täiesti hämmastav. Puud on ikka veel alles. Kõik. Miks sa peaksid seda kütma? Tõenäoliselt ei kasutatud seda enam. Jah, ja selle pole kusagil lava, kuhu puid panna. Kas Sa näed? sa näed kuskil mingit riivi? Sest tavaliselt kaminal sa avad selle ja paned puid sisse. Võib-olla see oligi kütmise koht. Jaa, algõlli kamin. Ei. Kasutanud seda enam. Sellepärast sa täidad selle ära. Jah, ta kaunistaski selle täielikult ära. Jah. Kuidas ta siin end soojas hoidis? See tundub mulle tõesti imelik. Ma ei tea. Ka mina ei tea. Isegi see. Külmkapp on. Seal tuua siis. Oh, issand. Ei. Ei, aga ta ei haise, sest ta on juba lahti. Nii et ma lihtsalt teen seda. Kõik on seal täielikult lagunenud. See on täiesti täis, aga see on jälk. Oh, ja kõik riidud on ka sinna alles jäänud. Siin on palju naiste riideid. Need on ainult naiste riided. See on väga kummaline. Siin on tõesti ainult inimeste või naiste riided. Võib-olla tal oli elu lõpus naine. Tõenäoliselt. Me teame kindlasti, et mees, kes siin elas, oli härra Ji Liu And. Aga me ei teadnud kunagi naisest, kes oleks võinud tema elus olla. Nii et see on ka meie jaoks uus teave. See lisab loole midagi juurde. Olgu, siin on nii palju prügi. Ja nüüd, kui sa seda ütled, siia on jäänud ka ühe naise mantel ja samuti Ka käekott. jäetud siia poole. See võib olla see naine, kes on seal pildil. Jaa. See on loogiline. Ta näeb välja, nagu oleks 50ndates ja... Pilt tundub olevat tehtud siin metsas. Jah, täpselt. Võib-olla tal oli keegi. Jah, ma loodan, et tal oli. Olgu, selles majas on veel üks viimane koht, mida peame sulle näitama. Ma viin sind üles korrusele. Lähme. Kas oleme valmis seda tegema? Ma ei usu. Ma ei ole kindel. Olgu, oi jumal. Oh mu jumal. Keegi pole siin üleval juba ammu käinud. Jah, kindlasti. Keegi pole siin juba ammu käinud. Mida sa näed? Kirjelda, mida sa näed? Jah, Mut jumal, seal on hiiglaslikud ämblikud. Kes? Ei, sa võid edasi minna. See on ukse L-tähe peal, see on. Natuke. Kui sa annad mulle kaamera, siis ma arvan, et ma ei näita sulle. Ämbliku kutid. Aga ta on seal. Ma ei usu, et seal üleval on 2 inimesele piisavalt ruumi. Siin. Ei. Absoluutselt. Ole. Ettevaatlik. Jah. Oh, sa püha taevas. Tundub, et see oli omal ajal nagu magamistuba. Aga nad on siia nii palju asju ladustanud, et siin on peaaegu võimatu kõndida. Mulle meeldib see kast, mis meil ees on. Siin on veel mingid muud prillid ja kudumistarbed.
olgu, ma proovin sellest segadusest läbi minna, et vaadata, kas teisel pool on midagi. Siin on kummikud. Kummikud seisavad ikka veel seal. Rootsile väga tüüpiline. Aga ma arvan, et me jõuame mingisse magamistuppa või vähemalt sinna, mis kunagi oli magamistuba. Nüüd on see igasugust kraami täis, mida ette kujutada võib. Seal üleval on ka auk katuses. Vau, siin on jäetud ajalehed. Danny, oled ka üleval? Jah, olen siin. Okei, kas sa saad korraks kaamera võtta? Sest mul on siin tõesti raske. Ma näen midagi väga ilusat. mul on ka raske. Aga ma pean sulle näitama. Jumal. Jumal. See on nii hästi säilinud. Jah. See on endiselt väga ainulaadses seisukorras. Ja see on pärit Stockholmist. Vau, vaata seda ilu. Royali kirjutusmasin Stockholmist. See töötab endiselt täielikult. see on ilus. Kas sa oled kunagi kirjutusmasinal kirjutanud, Lenni? jah. Mina ei ole kunagi. Ma tahaksin seda ühel päeval teha. see on väljakutse, ma ütlen sulle lihtsalt seda. Jah, ma võin ette kujutada. Kui ilus ese. Siin üleval on veel asju, näiteks need mängukarbid. Kõik on sellega kinni nagu väike mängukarp. Et lapsed või lapselapsed, kes siin kunagi elasid, kasutasid seda. See on kudumiseks. see on selleks, et teha joonistusi. Tõesti? jaa. Okei, mul pole aimugi. Okei, ma pean siit minema saama. Aga seal taga on mõned ilusad asjad, kuid neid on võimatu kätte saada. Sa näed kõiki neid pudeleid, mis seal laua peal seisavad. Jah, ma vist suudan natuke kaugemale minna. ära proovi, sest ma lähen natuke siia. Ma näitan sulle, seal laua peal on kõik need pudelid. Nii et see võis omal ajal olla tööruum. Olgu, Lenni. jah, 1, 2, tule siia. Issand. Midagi, mis meil ka märkamata jäi. Jumal, ma ei suuda seda teha. Vabandust, ei. Müüretse. Ma ei saa seda teha. Oota, mida sa ütled? Ma nägin seda tolmuimejat seal all. Paistab, et see on Electroluxi Ameerika tüüpi tolmuimeja. jah. Olgu, lähme siit minema. jah, me peame siit ära minema. See pööning on huvitav, aga liiga ohtlik. Olgu. Siis vaata seda siin tagahoovis. Tundub, et kuuris on siia jäänud nukumajad. Vaata seda. Need miniatüürsed aknad. Vau, täiesti uskumata. Uks siin. Ja see tundub ka nagu mingisugune mängumaja. Lastele. Katus on? Kyllä. Täiesti kollane. Ma arvan, et see võis omal ajal olla mingisugune mängumaja või mängukuur lastele. Või arvad, et see oli midagi muud? Mul pole aimugi. Miks sul peaks olema? Seda vaja teha. Majad ma ei tea ka. Vau, seal on Palju küsimusi. veel üks asi, mida tahan sulle enne lahkumist näidata ja see on maja tagakülg. Me just jõudsime sellesse tuppa, mis oli täielikult kokku varisenud.
ja siin sa näed seda maja tagakülg. kogu sein kukkus sõna otseses mõttes eest ära, aken kukkus siia põrandale. see on tõsi, DK. see on aastakümnete pikkune hooletusse jätmine. Vau, see lõi sõna otseses mõttes looduslikku. Sissepääsu maja. olgu, ma arvan, et oleme jõudnud video lõpuni. see oli imeline koht, mida näidata. video lõpus on meil selle koha kohta isegi rohkem küsimusi kui video alguses. me ei tea, kes siin elas, me ei tea, kas see oli mees või naine, see jääb meile endiselt mõistatuseks. aga me usume lõpuks pärast kõigi esemete vaatamist, et see oli Danny. ma arvan, et me ütlesime naine, eks? ma arvan, et see oli naine, kes siin elas, mitte mees. Need on küsimused, mis jäävad igaveseks vastuseta. Sellega tahan ma teid kõiki väga-väga tänada, et vaatasite selle nädala videot. Kui teile meeldis, pange videole like, tellige kanal ja kirjutage kena kommentaar. Kirjelduses on ka link Danny Patreoni lehele. Seal saate vaadata tema kanalit ja tutvuda asjadega, mida ta seal teeb. Aitäh, kirjelduses on samuti link Patreoni lehele. Nad saavad meid toetada ja aidata meil üle maailma reisida ning avastada selliseid imelisi kohti nagu see siin. Suur-suur aitäh teile kõigile. Näeme järgmisel nädalal uues imelises episoodis. Armastan teid.